Tere, mina olen Kristjan, olen täiesti tavaline maakooli õpilane. Meie koolis ei ole keegi ratastoolis, aga mis siis juhtuks, kui ühel päeval päriselt keegi ratastooli jääks? Siin mees olen, kakerdan kodurepi peal. Ei, ma ei ole tegelikult ratastoolis, ma osalen kooli eksperimentis ja ma näitan, kuidas oleks koolipäev ratastoolis. Et see siis mu sõber Kristel, ta osaleb ka selles katses ja mõte on selles, et ma ei tõusu sellest ratastoolist enne koolipäeva lõppu. No nii, katse pole veel õieti alanudki, ratastool on liikunud vaid mõne meetri ja juba see laguneb. Naljakas oled. Filmid veel? See, kellega me seal räägime, on meie filmimees Hedi. Ta siis saatis mind terve päeva ja käis mul igal pool järgi. Mul on kool koduaknast näha ja ma jõuan kooli tavaliselt kella helineks, aga täna ma ärkasin pool tundi varem ja jäin ikkagi hiljaks. No need teed on kõik täitsa metsas omadega, nii halvad, et seal ei anna lihtsalt sõita, aga päraspool läksid teed natuke paremaks. Kuna eile oli suht jube helmi vihma sadas, siis me kõik lootsime, et täna oleks eksperimendi jaoks ja helm. Nüüd tuleb kõige nõmedam koht. Seal oli väga halb tee, aga õnneks aitas Kristel mind edast välja. Seal läheb mu tuttav, kellest ma jõudnud aasta enam kooli, aga täna jõudis ta enne mind. Lõpuks jõudsime kooli ka. Õnneks oli seal kaldtee ja ilma selleta oleks väga raske trepist üles saada. Kell on juba ammu 8 läbi. Õnneks oli meil esimene tund mingi loeng karastusjookide kohta ja me ei osalenud seal. Sest see oleks olnud väga ebaviisakas sinna ratastooliga minna ja kogu tähelepanu endal võtta. Need nagid on alati suht madalad tundunud, aga nüüd olid nii kõrged. Ootasin tunni lõppu, et saaks üles minna. No, kes mind üles viib? Ma arvasin küll, et ma olen trepi alla, aga õnneks olid mõned head sõbrad, kes mind üles viib. Kõigil pakkus mu uus liiklusvahend väga palju huvi. Pool kooli saatis mind trepist ülesse. Eesti keele tundi jäin ma natuke hiljaks. Kohale minek oli natuke raske, sest mu tool oli ees. Tunnitöö oli tavaline nagu ikka. See, et ma ratastoolis olnud, ei tähenda, et ma tööd ei pidanud tegema.
koolitatud. Seesama koolituskoht sobib. Välismaa saab. Välismaa. Nii, aitäh, Kristjan. Lõpuks jõudis kätte ka vahetund ja ma mõtlesin, et peaks kuskile liikuma minema. Ma mõtlesin, ma käin vetsus ära. Meie koolis ilma vetsa pole, et ma pidin tavalises vetsus käima. Uks oli väga kitsas ja sealt tuli suht raske sisse pääseda. Aga vetsust välja tulek oli päris raske. Vot see on ja inimene. Siis Karl tegi mulle jälle lõpusõitu. Bioloogia tund sai just läbi. Mu klassida tegi minuga väikse avarii. Järgmine tundib kontrolltöö ja ma pidin selleks õppima, nii et ma läksin ja tõin oma vihiku. Nüüd on töö tehtud ja siis me võisime sööma minna. Ja siis tuli Hendri, kes aitas mind alla ja pidi mind peaaegu päriselt vigaseks tegema. Sööma minnes ma esiuksest sisse ei mahtunud, kuna see oli ratastooli jaoks liiga väike. Nii ma pidin minema tagauksest. Täna oli söögiks järgne supp. Mul oli laua juurde oma supikausiga päris raske minna, aga õnneks oli seal õpetaja mind aitamas. Erinevalt teistest pidime sööma laua otsas, aga polnud viga, sest söök oli maitsev. Matemaatikatunnis me õppisime geomeetriat. Kuna meil oli järgmine päev kontrolltöö, pidime hoolega õppima. Minul oli see teema lihtne. Parim hetk päevas oli see, kui koolipäev lõppes ja ma sain lõpuks ennast natuke sirutada. Nüüd ma mõistan, kui keeruline hakkama saada ratastoolis inimesel. Minu soovitus oleks inimestele, et hoidke oma tervist ja ärge tegutsegu isa-väisa.